milline on sinu hing, kui sa kannad endaga sõnnitõusu märki? Tere armsad kuulajad, minu nimi on Margot, olen intuitiivne astroloog ja astroloogiaõpetaja. Ennem kui sa asud seda videot vaatama, kuula ära kindlasti kõige esimene video, kus ma tutvustasin tõusumärki ja andsin väikse sissejuhatuse. Sõnnitõusumärk peidab ennast hinge, kelle põhiolemus otsib rahu, stabiilsust, turvatunnet ja see hing liigub aeglasemalt, sügavamalt, tunnetab elu läbi keha, looduse, puudutuse ja läbi materiaalse maailma. Sõnni energia soovib säilitada, kinnistada, hoida ja ta ei taha kaotada seda, mida ta armastab. Just siin peitub selle märgi kõige suurem väljakutse. Nüüd sõnnitõusumärk intuitiivse astroloogia vaatenurgast võib viidata siis sellisele hingele ja hingeloole, kus mineviku kogemus on seotud mingisuguste kiindumistega, omamisega, kannatamisega, raskustest mitte vabanemisega ja siin võib olla tõenäoline, et selline hing kannab endaga kaasas mingisugust vana armastust, vana lugu, vanu emotsioone või sellist minevikku, millest ei suudeta lahkuda. Sõnnitõusumärk, see inimene klammerdub siis sageli selle külge, mis on talle tuttav ja turvaline, isegi kui see enam teda ei toeta. Ja alateadlikult jääb inimene ootama, lootma, kannatama, elama mingites mineviku lootuses. Nüüd, mida rohkem see energia paigal seisab, siis seda raskemaks muutub selle inimese sisemaailm. Ja need hinged kannavad sageli endaga kaasas sellist nähtamatut raskust. Justkui energia oleks aeglustunud ja kinni jäänud kuhugi tunnetesse, mälestustesse, sidemetesse. Ja huvitav ongi see, et me ju ise ei näe enda tõusumärki, me ei näe neid omadusi, me ei näe neid mustreid, kuigi teised inimesed ümbritsevad võivad seda väga selgelt näha. Ja selle hinge lugu, millega ta tuleb siia ellu, võib olla seotud näiteks erinevate truuduse vannetega, mingite koormate kandmisega, ohvriks olemisega ja võimalik, et isegi vangistusega nii reaalses kui ka sellises hüpoteetilises võtmes. Ning varjupool seisnebki siin selles, et võib ilmneda liigne klammerdumine, liigne kiindumine nii materiaalsetesse asjadesse, nii emotsionaalsetesse asjadesse, passiivsus, jäikus, ka võib-olla selline mugavustsoonis olemine, ohvri roll kindlasti. Ja need inimesed sageli näevad justkui välja väga rahulikud või vähemalt neile endale tundub, et nad on väga rahulikud, stabiilsed, kahe jalaga maa peal, kuid oma sisemuses peidab endas seal hästi tugev selline puuduse ja kaotuse hirm. Nüüd see sõnni energia tahab säilitada ja kinni hoida kõigest, ka sellest tegelikult, mis seda hingeteed enam ei toeta. Ja esoteerilises võtmes selline hing kannab sellist kogemust, et kui ma lasen lahti, siis ma kaotan midagi väga olulist. Ja see võib olla mis iganes, suhted, olukorrad, nii materiaalne vara,
et kuidas siis see alateadlik selline kinnihoidmine selles elus hakkab välja paistma. Ja igasugune muutus tundub ohtlik, et see on ka alateadlik. Selle tõusumärgi kõrgem potentsiaal on õppida rohkem seda elu usaldama, seda eluvoolu, laskma energial liikuda ja õppima tundma endas väärtust ka siis, kui mitte mingisugust välist kinnitust ei tule. Ja samamoodi on selle tõusumärgi vajalik õppetund õppida looma sisemist turvatunnet, mis ei sõltu ainult materiaalsest poolest ja emotsionaalsest poolest ehk et nendest välistest asjadest. Selle hinge tõeline tugevus ei seisne jäikuses ja isegi mitte sellises liigses kannatlikkuses, vaid selle hinge tugevus ja väärtus on jääda rahulikuks igasugustes olukordades, mis elu meile ette veeretab. Kui nüüd sõnni tõusumärgiga inimene hakkab vabastama neid mineviku kiindumusi, emotsionaalseid, materiaalseid sõltuvusi, mineviku mälestusi, siis hakkab energia temas vabalt uuesti liikuma. Sinnamaani, kui ta ei teadvusta seda kohta, on ta nagu selline suletud anum, mis hoiab kõike seda, mis on seal juba ammu olnud ja lõpuks võib-olla läheb käärima. Ja teadlikul juhul, kui nüüd inimene tõesti hakkab vabastama neid mineviku kiindumusi, siis avaneb selline kõrge kvaliteet, mis seisneb sisemises rahus, stabiilsuses, hästi sügavas ja maandatud naiselikus jõus, seda nii meestel kui naistel, ning võimes luua midagi püsivat ja väärtuslikku. Ehk selle hinge õppetund ei seisne selles, et ta peab kõike hoidma või kõigest kinni hoidma, vaid ta õpib elu usaldama selliselt, et elu võtab ära ainult need asjad, mis päriselt hinge jaoks enam vajalikud ei ole. Sa võid vaadata, kuidas tundub, kas resoneerub see sinuga või mitte ja võid kommentaaridesse vabalt kirjutada. Ehk kui see video sind kõnetas, pane like, telli kanal ja olen sulle väga tänulik. Näeme juba järgmises videos.